Tere tulemast! Täna räägime millestki, mis võib esmapilgul tunduda üllatav. Nimelt sellest, kuidas geograafia, see aine, mida me tihti seostame lihtsalt kaartide ja pealinnadega, on tegelikult üks võimsamaid tööriistu, et arendada just neid oskusi, mida elus päriselt vaja läheb. Lähme ja vaatame, mis peitub riikliku õppekava ridade vahel. Siin on meie tänane teekond. Kõigepealt vaatame, miks hariduses on vaja midagi enamat kui lihtsalt fakte. Siis defineerime ära, mis asjad need üldpädevused üldse on. Seejärel sukeldume geograafia maailma ja vaatame praktiliste näitete varal, kuidas see kõike arendab. Ja lõpuks muidugi võtame asja kokku. Niisiis, alustame algusest. Me elame maailmas, mis muutub meeletu kiirusega ja see esitab haridusele tohutu väljakutse. Selge on see, et pelkalt teadmiste päheõppimisest ei piisa enam ammu. Ja see viibki meid selle kõige olulisema küsimuseni, mida siis tänapäeva noorel inimesel tegelikult vaja on, et elus hakkama saada? Mis on see pagas, mille kool peaks talle kaasa andma? Vastus on tegelikult üsna selge ja see on ka meie riikliku õppekava kiskmes. Me ei vaja ainult teadmisi, me vajame pädevusi, ehk siis oskust neid teadmisi ka päriselus kasutada. Okei, aga mis need salapärased üldpädevused siis täpsemalt on? Need on tegelikult kogu meie haridussüsteemi vundament või selgroog. Siin on see ametlik definitsioon otse põhikooli riiklikust õppekavast. Pange tähele neid võtmesõnu. See on teadmise, oskuste ja hoiakute kogum. Ja eesmärk olla loov, ettevõtlik ja paindlik. See on midagi palju enamat kui lihtsalt kontrolltööks faktide pähe tuupimine, eks ole. Ja siin nad ongi, need 7 üldpädevust, mida iga õppeaine peaks aitama arendada. Mõelge neist kui aineülestes oskustest, alates suhtlemisest ja õppimisest kuni sotsiaalse vastutuse ja ettevõtlikkuseni välja. Need ongi need päriselu oskused. Ja nüüd jõuamegi asja tuumani. Kuidas saab üks aine, geograafia, aidata kaasa kõigi nende 7 pädevuse arengule? Siit läheb asi tõeliselt huvitavaks. Unustage hetkeks see vana kuvand geograafiast kui mingist tuimast faktide tuupimisest. Tänapäevane geograafiaõppe on midagi hoopis muud. Ja vaadake, see pole lihtsalt minu jutt. Siin on tõestus, otse õppekava loodusainete valdkonnakavast. See lause ongi meie tänase jutuajamise aluseks. Dokument ise ütleb, et geograafia arendab kõiki üldpädevusi. See on ikka päris võimas väide, kas pole? Geograafia unikaalsus peitubki selles, et ta on justkui sild loodusteaduste ja sotsiaalainete vahel. Ta õpetab meid nägema, kuidas inimtegevus ja keskkond on täiesti lahutamatult omavahel seotud. Aga aitab teooriast, lähme nüüd konkreetseks. Kuidas see pädevuste arendamine ühes geograafiatunni siis täpselt välja näeb? Vaatame kohe 3 praktilist näidet. Esimene näide keskendub sellele, kuidas geograafia aitab meil mõista nii seda suurt maailma meie ümber, kui ka omaenda kohta selles, arendades just kultuuri, väärtust, sotsiaalset ja kodanikupädevust. Võtame näiteks rahastikupüramiidi analüüsi. See pole lihtsalt matemaatika. Jah, muidugi, õpilane kasutab andmeid ja loogikat, aga ta teeb ka järeldusi terve ühiskonna tuleviku kohta. Mõtleb näiteks rahvastiku vananemise või tööjõupuuduse peale. Ja see ongi sotsiaalse ja kodanikupädevuse arendamine täiesti praktilisel moel. Teine näide puudutab tänapäeval üliolulisi oskusi. Kuidas leida usaldusväärset infot, seda analüüsida ja selle põhjal ise lahendusi pakkuda. See on õpi-, suhtlus- ja ettevõtlikkuspädevuse tuum. Ja see protsess siin illustreerib seda suurepäraselt. Geograafia ongi oma olemuselt uurimuslik. Uurimisküsimuse sõnastamine, see arendab loovust ja ettevõtlikkust, andmete kogumine kaartidelt ja vaatlustelt treenib õpipädevust ja lõpuks tulemuste esitlemine lihvib suhtlusoskust. See on ju täielik pädevuste treeninglaager. Ja meie viimane näide keskendub sellele, kuidas geograafia kasvatab vastutustundlikke ja teadlikke kodanikke, arendades enesemääratlus- ja kodanikupädevust. See ongi geograafia võlu. Ta ei küsi ainult, et kuidas kliima meid mõjutab. See sunnid küsima ka vastupidi, kuidas meie tegevus kliimat mõjutab. Ja just see 2-poolne analüüs ongi kodanikupädevuse tuum, arusaam, et meie tegudel on globaalsed tagajärjed ja meil kõigil on vastutus. Nii, olemegi jõudnud kokkuvõtteni. Proovime nüüd kõik need otsad kokku siduda. Miks see kõik siis lõppude lõpuks oluline on? Kui tänasest jutust jääb meelde vaid üks asi, siis las see olla see. Geograafia ei ole mingi staatiline tolmunud teadmiste kogum. See ei ole lihtsalt nimekiri faktidest. Pigem see on mõtteviis,
See annab meile oskuse näha seoseid looduse ja ühiskonna, kohaliku ja globaalse vahel. Sisuliselt on see nagu kompass, mis aitab navigeerida meie järjest keerulisemaks muutuvas maailmas. Ja just see ongi see pädevus, mida meil kõigil vaja on. Ja lõpetuseks jätan teile mõtisklemiseks ühe küsimuse. Pärast seda lühikest ülevaadet, milliseid seoseid märkate nüüd teie geograafia ja nende oskuste vahel, mida teil endal igapäevaelus päriselt vaja läheb? Aitäh teile!